Tere päevast! Täna me hakkame siis rääkima vahekultuuridest koduaias. Minu nimi on Ülle Tamm ja igapäevaselt töötan ma Eesti Taimekasvatuse Instituudis odraarendajana. Aga meil on Meriliga ühine hobi, me tegeleme vahekultuuridega. Tema tegeleb nagu teaduslikult, aga mina tegelen hobi korras koduaias ja aitan ka teda, kui tal mingeid katseid on vaja teha või uusi ideid välja mõelda. Nüüd kõigepealt, mis asjad need vahekultuurid üldse on? Vahekultuurideks loetakse siis selliseid kultuure, taimi, mis kasvavad põhikultuuride vahelisel perioodil, selleks, et vältida siis toitainete kadu ja parandada mullaviljakust. Vaatame lähemalt siis, missugused on vahekultuuride ülesanded. Nad kaitsevad mulda toitainete kao eest, väljaleostumine, ka erosioon, selle eest kaitsevad, parandavad siis mulla kvaliteeti ja põhikultuuride varustatust toitainetega, siis soodustavad tolmeldajate ja teiste kasulike putukate levikut. Et selleks ajaks, kui vahekultuurid õitsema hakkavad, on enamus õitsevaid taimi oma õitsemise juba lõpetanud ja siis tekib alati probleem, et kus saavad tolmeldajad endale toitu. Ja vahekultuurid ongi siis sellised taimed, mis hakkavad õitsema hiljem, kuna nende külviaeg on ju tunduvalt hiljem. Ja siis seal peal saavad siis mesilased ja kõik teised putukad toitu endale ja leiavad sealt õitsevaid taimi. Minu jaoks on üks kõige tähtsamaid asju, milleks ma üldse hakkasin tegelema vahekultuuridega, on see viimane punkt, et nad vähendavad umbrohtumist ja haigustekitajaid. Et alguse saigi minu see asi sellest, et kui ma koristasin varased kultuurid, näiteks varase kartuli või salati või redise ära või herne ja kohe hakkas see maa umbrohtuma, et mis siis selle maaga teha. Ja siis ma hakkasin kasutama vahekultuure. Kuidas siis neid efektiivselt kasutada? Siin on paar soovitust. Et vahekultuure peaks siis külvama kohe pärast seda, kui on põhikultuur koristatud. Näiteks, kui te koristate ära varase kartuli või võtate järjest niimoodi, et ühe vao ära ja teise vao ära, et siis võib kohe sinna peale külvata vahekultuuri. Sest nagu te kõik ise panete tähele, nii kui maa tühjaks jääb, hakkab kohe kasvama umbrohi. Et kui te panete sinna vahekultuuri, siis hakkab see vahekultuur kaitsma ja ta ei lase umbrohul areneda ega kasvada. Selleks tuleks valida kiire arenguga liigid. Selliseid taimi on olemas palju, mis hakkavad hästi kiiresti arenema. Ja üks väga tähtis asi on see, et tuleb tähele panna, et mitte kasutada selliseid liike, mis on samast sugukonnast, kus siis see põhikultuur oli. Näiteks kui te kasvatasite ristõielisi, siis mitte panna vahekultuuriks ristõielisi või kui siis järgnev kultuur on planeeritud ristõieline kultuur. Et need ei sobi omavahel. Nüüd, missugused siis on need vahekultuuride liigid, mida kasutada võiks? Et need on jagatud siis talvituvateks ja mitte talvituvateks. Kõigepealt siis vaatame talvituvaid liike. Talvituvad liigid siis kasvavad ja tagavad siis pinnakaetuse, kuni viime selle haljas massi mulda. See tähendab seda, et nad katavad hästi maad, nii kaua kuni siis me nad ära kaevame sisse või siis randaalime. Nad annavad rohkesti toitaineid järgmisele kultuurile, sest nende kasv on suhteliselt võimas, kuna külm neid ei mõjuta. Nad saavad ka kevadel pärast talvitumist oma kasvu jätkata. Aga on ka üks miinus nendel, on see, et mulla ettevalmistamine järgmise kultuuri külviks on küllaltki tülikas. Et suhteliselt raske on seda suurt taimikut labidaga sisse kaevata, kui te sooviksite seda, et lihtsam oleks siis kasutada randaali, kellel on selline võimalus. Nüüd külmaõrnad ehk mitte talvituvad vahekultuurid. Nende eelis ongi see, et nad talve jooksul lagunevad ära, külm võtab nad ära. Pärastpoole me vaatame ka pilte nendest. Et nad kasvavad, seovad toitained
ja siis ise lagunevad ära ja kõik need toitained nii juurtes kui siis lehtedes jäävad siis kasutamiseks järgmisele kultuurile. Ja nende puhul on siis see, et nad ei vaja mulda viimist ja võib kasutada ka aias, kui üldse peenraid ei rajata, kus siis tehakse nii-öelda otsekülvi. Nüüd vaatame liblikõieliste vahekultuure. Liblikõieliste vahekultuuridel on suur eelis see, et nad seovad õhulämmastikku. Siin on üks ilus pilt. See uba on külvatud pärast põhikultuuri kasvatamist. Vaatake, lehed on juba puudelt läinud, see on sügis, aga uba veel õitseb. Ja ta seob suures koguses õhulämmastikku mulda. Ta ei talvitu, moodustab suure biomassi ja siis seob palju lämmastikku. Nagu näete, kasvab vööni. Nüüd, kui külm tuleb ja ta ära võtab, siis ega seda biomassi sinna maa peale nii väga palju ei jäägi. Kes kasvatavad, ütlevad, et see on väga lihtne, kas külvatakse siis uus kultuur kohe sinna samma selle jäänud biomassi sisse või siis rehitsetakse pealt ära. Nüüd talivik on ka talvituv vahekultuur, ta on talvekindel, moodustab taimiku, mis roomab mööda pinda, väga hästi surub alla umbrohtusid, tal on hästi arenenud juurestik ja seob väga hästi lämmastikku, kuid tema mulda viimine on töömahukas. Sellega peab arvestama, et kellel on võimalus kasutada randaali, et see on lihtsam variant kui see, kui peab labidaga kaevama. Nüüd liblikõielisi vahekultuure on veel, näiteks üheaastased ristikud, Aleksandria ristik ja inkarnaatristik. Üleval parempoolsel pildil on Aleksandria ristik valgete õitega ja alumisel pildil on inkarnaatristik väga ilus punaste õitega. Tema teine nimi ongi kahkest punane ristik. Need on üheaastased ristikud. Nad ei ole Eestis veel väga palju levinud, aga katsetatud on need juba tükk aega. Nad moodustavad suure biomassi ainult sellisel juhul, kui külvata vara. Põhimõtteliselt peaks augusti esimesel nädalal juba külvi ära tegema. Ja kui neid nüüd kasutada vahekultuurina, siis nad on väga ilusad õitsejad. Mina oma aias olen kasutanud niimoodi, et kui õitsevad tulbid ja nartsissid ära, siis selle peenra peale ma külvan inkarnaatristiku ja suve keskel on väga ilus roosa peenar. Ja seob ka kõvasti õhulämmastikku ja väetab siis neid suvel või kevadlilli. Nüüd vaatame ristõielisi vahekultuure ehk valge sinep ja kesaredis. Ristõielised vahekultuurid on hästi kiire kasvuga. Nad on sügava juure kavaga, seovad toitained ka sügavamatest mullakihtidest ja parandavad mulla struktuuri. Samas on neil ka siis taimehaiguste allasurumisvõime, kuna nad sisaldavad glükosinolaate ja peab selle kultuuri puhul arvestama, et siis nagu ma juba enne mainisin, et mitte kasvatada järjestikku ristõielisi kultuure, sest siis nad hakkavad üksteist segama, samasugused haigused ja kahjurid ja ei pruugi enam saaki saada. Nüüd siin on mõned pildid. Esimene vasakpoolne pilt on siis kesaredisest. Näete, missugune suur massiivne juur on tal. Ta kasvab väga kiiresti ja see juur on isegi söödav, temast saab teha suppi, teda saab süüa salatina. Ta on niisugune mõnus redise maitse ja tema taimiku kõrgus on niisugune 60-70 sentimeetrit, väga hästi surub alla umbrohtusid. Et kui on võimalik seda kasutada, siis oleks väga põnev uus kultuur. Nii, nüüd jäi rääkimata parempoolne pilt. Parempoolse pildi peal on siis valge sinep, mis moodustab sügisel kõrge taimiku. Näete, inimene vaevalt näeb sealt välja, nii kõrge on see taimik ja siis võite arvata,
et umbrohtudel ei ole seal all valgust, surub väga hästi umbrohtusid alla. Samas, kui on kõrge taimik, siis on ka sügavad juured. Nüüd vaatame, mis siis on saanud, kui külm on ära võtnud need. Vasakpoolsel pildil üleval on näha, kuidas kesaredis on siis talve jooksul ära lagunenud. Kõik need toitained on siis seal nendes juurikates olemas. Maapinna peale jäävad väiksed augukesed, alumisel pildil on kohe näha need augukesed, kui siis see kesaredis on seal ära lagunenud. Need tekivad juurekanalid, mis parandavad siis mulla vee läbilaskust ja soodustavad kevadel mulla soojenemist. Parempoolsel pildil on siis valge sinep ja näete, kummagi põllu peal ei ole näha mingisugust umbrohtumist, et nad väga hästi varjutavad maad. Nüüd on veel võimalusi, et võime kasvatada ka tatart ja keerispead. Nad on kiirekasvulised ja suruvad ka väga hästi alla umbrohtusid. Nad sobituvad väga hästi ka külvikordadesse. Nad on vastupidavad haigustele ja kahjuritele, kuna nad kuuluvad teistesse sugukondadesse, kui meil tavaliselt aias kasvatatavad kultuurid. Suudavad mulla muuta siis raskesti omastatava mullafosfori kättesaadavaks paremini järgmistele kultuuridele. Ja tatral on veel eriomadus see, et ta kasvab väga hästi ka kuivades tingimustes. Siin parempoolsel pildil on näha, et tatar on minule peaaegu vöökõrgune ja ta on külvatud eelmisel aastal, kui oli hästi suur põud, praktiliselt tuhkkuiva mulda, aga tatar kasvas ikka väga hästi. Et see vahekultuur, mis siin pildi peal on näha, on kaheseemne segu, et seal on ka keerispea külvatud sisse. Et alguses kasvas tatar siis üle, aga keerispea hakkas ka kasvama ja kui kena oli pärast vaadata, kui palju mesilasi oli seal peal, kiimalasi ja muid putukaid, kes said siis selle vahekultuuri peal, õite peal toituda. Järgmine on siis kõrrelised vahekultuurid. Nad on ka head umbrohtude allasurujad ja nende eelis on ka see, et neil on sellised juureeritised, mis siis on taimehaiguste suhtes pärssivad. Ja siin on siis kaks liiki, rukis, mis on talvituv liik ja kaer, mitte talvituv liik. Ja kaera biomass laguneb piisavalt aeglaselt ja jätab siis kevadel mulla pinnale mõnusa paksu mulčikihi. Nüüd siin on illustreerimiseks toodud mõned pildid koduaedadest ja kõrrelistest just. Et praegu vasakpoolsel pildil on siis erinevad kultuurid kasvanud. Siin oli meil kartul selles parempoolses osas ja vasakpoolses osas olid herned ja sibulad ja pärast nende koristamist siis külvasime kaera maha. Seda kaera peaks külvama küllaltki tihedalt ja saab siis rehaga sisse tõmmata ja väga hästi hakkab kasvama. Et selleks, et siis linnud ära ei sööks seda vahekultuuri, oleme me katnud tavaliselt pinna kattelooriga. See katteloor võib seal peal olla nii kaua, kuni siis taimed hakkavad idanema, muidu need idud kasvavad läbi katteloori ja te ei saa seda katteloori enam eemaldada. Et seda peab jälgima, et kuskil 7 päeva pärast, 6-7 päeva pärast peab kindlasti minema vaatama, mis seal all toimub. Nüüd see pilt siin keskel on siis kevadel, et kaer on nüüd külma saanud, ta on ära külmunud, moodustanud mõnusa biomassi siia maapinna peale ja seda biomassi ei ole mõtet siit ära riisuda. Ta väga hästi hoiab niiskust kevadel, ei kuiva see maani kiiresti ära ja kui te tahate siis panna siia mingid taimed, minul on siin näiteks suvikõrvits, siis võib kohe sinna mulla sisse panna. Teha väike augukene, kui on soovi lisada mingisugust komposti või komposteerinud sõnnikut, siis see on võimalik sinna augukesse lisada. Nüüd parempoolsel pildil on Merili koduaiast tehtud pilt, kus siis on segus keerispea ja kaer.
see on nüüd sügisene pilt ja siin alumise pildi peal on kevadine. Selle biomassi peale võib nüüd ridadena kas siis panna otsekülvina sibulad või herned või aedoad või mida teil veel vaja on kasvatada, et põhimõtteliselt saaks neid kõiki siia lisada. Ja kellel on ka tahtmine, võib ära riisuda pealt selle biomassi, koguda ja komposteerida. Ja näiteks kui tahate porgandit külvata, siis võite isegi kobestada seda maad ennem, aga muidu vajadust ei ole, et see maa on nii pehme, sinna ei taha jalagagi peale astuda. Ta on kõik neid juurekanaleid täis ja selline mõnus kobe maa. Nüüd, kust saada neid vahekultuuride seemneid, kui teil huvi on tekkinud selle asja vastu, siis need seemned on olemas meie maarahva poodides ja Jõgeval, Pärnus, Tartus, Rakveres, Viljandis, Vändras, Raplas, ma arvan ka teistes poodides. Et antud pilt, mis siin näha on tehtud Jõgeva maarahva poest. Et siin on päris suur valik neid vahekultuure. Et kui te külastate neid poode, siis te võite endale teha valiku seemnetest ja kui huvi on, võite endale siis plaani teha, kuidas te oma koduaias siis kasutate vahekultuure põhikultuuride vahel. Ja sellest aastast alates hakkab ka Taimekasvatusinstituut müüma kaeraseemet vahekultuuriks kasvatamise eesmärgil. Nüüd siis veel üks väike teema siin all on, kuidas on vahekultuurid kasvuhoones. Et meie oleme kasutanud juba 10 aastat vahekultuure kasvuhoones selleks, et mitte vahetada mulda, mis on suur ja tülikas tegevus. Ja selleks me külvame pärast tomatite valmis saamist sinna kaera või siis vahekultuuride segu. Et Sirje Tamm on oma kasvumajas siin ja temal on külvatud siia siis pärast tomatite koristamist kaera ja kesaredis, sükene segu. Et kesaredis on siis siin sees praegu nähtavalt, teised kesaredise taimed on jäänud kaerale praegu alla, aga nad kasvasid pärast ka suuremaks. Teises kasvuhoones on meil siis vahekultuuride segu. Siin on siis kaer, keerispea, tatar, uba, sükene kombinatsioon erinevatest taimedest, mis kõik siis talve jooksul ära külmuvad. Ja nüüd ongi näha kevadel see sama pilt, et siin on siis merili oma kasvuhoones ja sügisel ja mismoodi need taimed siis näevad välja kevadel. Et kõik on ilusasti moodustunud siukse muldakatva biomassi. Ja siin on siis see kasumäe, kus kasvas kultuuride segu, vahekultuuride segu ja missugune see pilt näeb välja kevadel. Kuna tomat eeldaks ikkagi, et talle lisatakse komposti või siis kõdunenud sõnnikud, siis meie tavaliselt kaevame selle biomassi sisse ja siis teeme tomatile uued augud ja lisame sinna komposti või sõnnikut. Tänan kuulamast. Nüüd, kui teil tekkis selle ettekande kohta küsimusi, siis need küsimused on võimalik kõik esitada kirjalikult ja nendele siis Merili annab teile vastused. Aitäh kuulamast!